täna külas Marika Saar, kes on kultuuriministri nõunik ning Elva volikogu haridus- ja noorsootöö komisjoni esimees ja räägib huvihariduse teemal kohalikul tasandil. Nii et üks hetk, jah, kõige tähtsam. Ja tere kõigile, et see, et ma olen kultuuriministri nõunik, on tõesti suhteliselt juhuslik, et see tänane ettekanne ikkagi põhineb minu Elva valla kogemusel, aga see pole kindlasti lugu Elva vallast. Ja pigem on ta natukene selline teoreetiline, et sellega seoses meenub mulle alati üks ütlus, et ühel päeval elan ma teoorias, seal on kõik hästi. Aga ma loodan, et see pakub inspiratsiooni ja mõtteid ka teile, kes te seal huvikoolides toimetate, et kuidas seda kohalikku tasandit nügida ja kuidas seal need asjad võiksid olla korraldatud. Ehk siis ettekande nimi on tõesti plaan, võiks olla kohalikul tasandil selgem plaan, sest midagi ei ole teha, nii tublid kui need omavalitsused ka ei ole, siis alati see üldharidus, alusharidus on haridusspetsialistide laual eelisjärjekorras huvihariduse ees. Ja need omavalitsused, kus on tõesti olnud võimalus võtta siis tööle eraldi spetsialiste sel teemal, on väga heas seisus ja kindlasti seal need asjad sujuvad ka paremini. Aga tegelikult, nagu siin välja juba öeldud, siis huviharidus on tähtis ja me võiks kohalikul tasandil ka seda plaani proovida selgemaks saada. Räägin teile siis sellest 8 kastist, natuke strateegilisest planeerimisest, kättesaadavusest, kvaliteedist, infost, rahastusest, koostööst, konkurentsist ja lõimingust. Strateegiline planeerimine on üks minu lemmikteemasid, et omavalitsustes võetakse vastu arengukavad, võetakse vastu eelarvestrateegiad ja volikogu kinnitab eelarve ja on ülioluline, et huvikoolid, huviharidus saaks oma teemadega sinna sisse, et need eesmärgid oleksid võetud ikkagi nende strateegiliste dokumentide tasandil, sest need ei ole tegelikult lihtsalt dokumendid, vaid need on nagu olulised alused, mille alusel pannakse paika tegevusplaan ka tegelikult osakondade lõikes, et mis siis on nagu need fookusteemad, millega siis kohalikul tasandil tegeletakse. Eriti tore on, kui mõned omavalitsused on otsustanud kokku leppida ja haridusjuhtide vahel alla kirjutada kvaliteedi kokkulepped, et siis see on ka kindlasti dokument, millele saab tugineda ja kui on ka veel koalitsioonileppe kohtadel olemas, millele saab tugineda, siis see on juba väga hea, et nendele asjadele saab alati viidata. Ja loomulikult volikogu tegelikult kinnitab ju ka oma huvikoolide põhimäärused ja ka huvikoolide arengukavad, et need on ka kohad, kus tegelikult need suunad saab paika panna ja see on oluline, et need oleksid kirjas. Ja eraldi tahan vihje anda teile volikogu komisjonide osas, et ma näen, et minu komisjoni liige oli ka täna siin kohal, et kui te tunnete neid inimesi, kus kuuluvad hariduskomisjoni kohtadel, kes tegelevad selle huviharidusega, siis kindlasti võtke neil nööbist kinni ja proovige neid nii-öelda ära võluda ja nügida ja rääkida neile, kui oluline see on, et see teema jõuaks ka siin komisjoni lauale ja sellest räägitaks põhjalikumalt. Kättesaadavus, siis loomulikult kohalik omavalitsus ju otsustab, kui mitu huvikoolidel on, kus need paiknevad, kus pakutakse huviringe, huvitegevust, huvikooli ja oluline on see, et see oleks eriti hajaastuse piirkondades ikkagi laial taselt nii-öelda kaetud, et see ei oleks nii-öelda ainult keskuste teema ja ma arvan, et sellega tänu sellele huvitegevusele toetusele, millele minister ka vihjas, on juba peaaegu hästi, aga alati, kui räägitakse huvitegevusest, huviharidusest, jõuame alati transpordini, et kuidas nagu lapsed saavad käia huviringidesse, kuidas see transport on korraldatud, kuidas need bussiliinid seda toetavad, kas on vanematele makstakse mingisugust transporditoetust, Elva vallas me seda teeme ja kindlasti on ka näiteks nõudepõhise transpordi või erinevate selliste nutilahenduste ja võib-olla isegi Uberi sarnaste lahenduste väljatöötamine need, mis alati aruteludelt läbi käivad ja kui keegi teab, et kuskil on see ülihästi õnnestunud, siis kindlasti jagage oma kogemust.
siis teiste omavalitsuste huvitegevuses osalemine on see, mida omavalitsusjuhid väga ei taha nagu toetada. Et nad ikkagi nagu ütlevad, et ei, ikka meie peame siin endal oma huvikooli üleval, meil on nagu oma huviringid, et see, kui vanem nagu otsustab panna naabervalda või kuskile linna selle lapse, et see on tema valik, on ju, ja ta seda ei tee. Et kui ma läksin 8 aastat tagasi juba omavalitsusse tööle, siis põhimõtteliselt ikkagi ei toimunud neid arveldamisi huvihariduses. Ja see oli suhteliselt vaevaline, aga minu arvates on ikkagi mõtteviis nagu see, et me peaks nagu selle lapse panema keskele, kui see laps leiab, et tal on see huvitegevus, mis huvi pakub just seal naabervallas, ma ei tea, näiteks muusikakoolis õpetatakse seda pilli või näiteks on see ujula kusagil, kus ujumist õppida, siis tegelikult ei peaks ikkagi olema kade ja võiks maksta ikkagi sellele teisele omavalitsusele ka siis seda tasu või toetust või see peab isegi omavalitsus olema, et on ju ka erahuviharidus ja erakoolid, et seda võiks nagu nügida, see süsteem võiks olemas olla. Et tegelikult ei ole vahet, kes on see huvihariduse pakkuja, oluline on see, et laps selle kätte saaks. Kvaliteet. Minister juba rääkis päris palju palkadest, loomulikult need on maha jäänud ja seda peaks tõstma ja omavalitsustel on keeruline seda tõsta ja riigi tugi on siin väga-väga oluline. Aga ma arvan, et ka huvihariduses on oluline mõtestada õpetajatööd kui tervikut ja rääkida nii-öelda laiemalt selleks õpetajaks olemisest ja omavalitsuse üks olulisemaid rolle üleüldse hariduse korraldamisel, väidan mina nii üldhariduses kui ka huvihariduses tegelikult on nende huvikooli juhtide toetamine, jõustamine, nende juhtimiskompetentside arendamine, et seda nagu ei tohiks kindlasti ära unustada. Ja eriti tore on veel need omavalitsused, kellel on ka tulemustasustamise süsteem loodud, et tõesti see pingutus siis saaks tasutud. Hästi oluline on see huvitegevuse või huvihariduse kvaliteedi küsimus, et hariduses on natuke lihtsam, teil on oma õppekavad, omad hindamissüsteemid ja seda kvaliteeti on lihtsam kontrollida, aga kui me nüüd huvitegevusest räägime, siis ma arvan, et ikkagi tuleks ka seal jõuda nagu selleni, et nad peaksid ikkagi mingisugused õpiväljundid nii-öelda paika panema, see peaks olema süsteemne eesmärgistatud ja seda peaks siis omavalitsus siis nii-öelda kui rahastajana ka nõudma. Ja loomulikult mõõdikud on alati teema igas valdkonnas, et kuidas siis teie oma huvitegevust mõõdate, seda tulemust hindate, et selle üle kindlasti tasub arutleda. Info kättesaadavus alati igas teemas kõige olulisem teema, et ma ei tea, mis ringid toimuvad, on põhiteema, et kui õnnestuks omavalitsuse tasandil tõesti selline andmeplaas luua, on ta siis huvitegevuse kalender, on ta mingisugune keskkond, kus on kõik need variandid olemas, siis kindlasti vanemad on selles osas nagu väga tänulikud ja ka omavalitsuse sees tegelikult toon jälle siin Elva näite, et kui näiteks Puhjas on kooliraadio ring, siis ei pea seda olema igal pool, aga vanem, kes elab Rõngus, võiks teada, et Puhjas seal see on ja kui tema laps tõesti huvitab sellest teemast, siis võib-olla ta leiab ka nagu lahendus, aga vähemalt tal on see info olemas. Ja loomulikult on oluline seda kõike kajastada siis moodsates kanalites, et see info ikkagi jõuaks kõigi inimesteni. Rahastus, eelarve, selle siis kinnitab volikogu. See, kuidas eelarvesse need summad nagu jõuavad, ongi hästi erinevad omavalitsustes, et paljudes on sellised läbirääkimiste teemad. Ma arvan, et on kohti, kus on juba mudeldatud seda. Kui me räägime nüüd sellest erahuvikoolidest ja nende teenusepakkujatest või näiteks spordiklubide rahastamise süsteemidest, siis on hästi oluline, et oleks ikkagi need põhimõtted korrana kirjas, nad oleksid läbipaistvad, kõigile arusaadavad, mitte niimoodi, et see, kes rohkem meeldib vallavanema, see saab rohkem raha, vaid ikkagi seal on mingisugused põhimõtted. Ja sama tegelikult kehtib ka selle huvitegevuse, huvihariduse toetuse jagamise kontekstis, et ka see peaks olema läbipaistev selge, kuhu need summad lähevad, kuidas need otsused tehakse ja kogu see protsess peaks olema läbipaistev, kuigi Elva kontekstis siis võib öelda, et huvikoolidele väga palju seda raha ei jõua, et kuna meie eesmärk oli ikkagi huvitegevust laiendada erinevates hajaasustuspiirkondades, siis pigem on see raha läinud rohkem sinna, mis ei tähenda, et huvikoole me ei toeta, lihtsalt allikad on erinevad, ehk siis loomulikult väga tähtis.
siis ma arvan, et omavalitsuse tasandil peaks koostööd koordineerima, aitama seda tugida just kõikide asutuste vahel, kes tegelevad nagu noortega. Et tihtilugu on nagu see, et koolijuhid ajavad oma asja, lastejuhid oma asja, raamatukogutöötajad oma asja, kultuurijuhid oma asja, aga see, et seal piirkonnas on need noored ja nad võiksid tulla kokku ja arutada piirkonnas tegevusi, mis toimub nende samade noortega, kes seal elavad, nagu, et seda nagu unustatakse aeg-ajalt nagu ära või kuidagi ei tule nagu meelde. Et ma arvan, et omavalitsus võiks siin seda kogukondlikku koostööd ka nügida ja toetada. Ja teema, mis ma arvan ka on teie valdkonnas palju läbi käinud, on ikkagi see konkurents erinevate huvihariduse ja huvitegevuse vahel ja üks terav teema tegelikult on koolide huvitegevuse teema. Et kui palju neid on kooli juures, kui palju neid on rahvamaa juures, kui palju neid on nagu noortekeskuste juures, kui palju on huvikoolis, on ju. Et see on oluline just vaadata selle kohaliku tasandi puhul seda, et me ise ei torpeteeriks nii-öelda oma rahakasutust, et kui me nagu koolis anname selle kokandusringi tasuta, aga huvikoolis nagu ta peab maksma selle eest, aga tegelikult lõpuks maksab kõik ju üks ja seesama omavalitsus kinni, et kas siis on väga tark nagu on ju. Et ma arvan, et ikkagi seda kohaliku tasandi planeerimist peaks nagu natuke ikkagi vaatama ka selles osas, mis sisu me pakume, mis tasandil ja ka mis rühmadele. Et tihtilugu on see, et see kalender on küll maru tore ja tihe on ju, aga kui sa hakkad näiteks mingi 7. klassi noormehele valima seda ringi või huvitegevus, siis enam ei pruugi seal seda valikut olla. Lõiving, nagu Piret mainis, ma arvan, et iga strateegias on kirjas, et oluline on mitteformaalset ja formaalharidust lõimida, see on kindlasti kirjas haridusstrateegias, see on kirjas omavalitsuste erinevates arengukavades, aga tegelikult üks HTM-i hiljuti tehtud uuring ütles, et me tegelikult ei tea, mis see tähendab. Ja me ei saa sellest aru ja me mõistame, tajume seda nagu erinevalt ja ma arvan, et siin on ka nagu oluline seda kohalikul tasandil tugevalt nagu arutada, et mis see lõiming siis meie piirkonnas nagu tähendab, meie koolide vahel nii-öelda tähendab, et meil oli suvel ka üks arutelu Elvas sel teemal ja vaatasime just kultuuri erinevate valdkondade lõikes, et mis need väljundid siis võiksid olla ja kuidas seda korraldada ja mis need probleemid siis ikkagi on nagu ja ühe probleemina tegelikult tuli sealt ikkagi väga tõsiselt esile see, et nagu ei ole nagu seda eestvedajat või poliitilist tahet või seda otsust nagu kohalikul tasandil, et jah, me tahame lõimida ja jah, me võtame selle eesmärgiks, meil on plaan, kuidas me seda teeme ja läbi mõtestame. Aga ma arvan, et see on oluline igal omavalitsuse tasandil läbi mõelda. Mis siis sellest kõigest kasu on, et loomulikult seda teate minust paremini, mida üks huvitegevus ja huviharidus lastele annab, et kindlasti nad on julgemad, nad on ettevõtlikumad, loovamad ja ma arvan, et see on väga tähtis, et iga laps saab oma nii-öelda huvi edasi arendada, aga kui me vaatame nüüd natuke laiemalt, siis kohaliku tasandi kontekstis, mis see nagu annab, on ju, ja kui me mõtleme sellele samale lõimingule, kus meil tuli ka tohutult ägedaid mõtteid, nagu tõesti alates sellest, et ma ei tea, jõulukaardid võiksid valla omad tulla lastelt või need samad esinemised erinevatel valla üritustel või näiteks see sama lehe või raadio tegemine nii-öelda laste poolt kas või mingis osas, et neid võimalusi on tegelikult meeletult palju, kui sa vaatad kõik need erinevad lõigud nagu üle, on ju. Ja ühtpidi ongi nagu see, et läbi selle tegevuse või väljundi, mida siis huvitegevus pakub, tegelikult on võimalik seda piirkonna kuvandit kujundada. Kõik omavalitsusjuhid tahavad, et nende vald paistaks silma, et sinna tuleks elanikke, et oleks hea maine ja seal on väga suur roll, ma arvan, sellel huviharidusel ja huvitegevusel. Tegelikult enamus teie tegevusi ja lapsi annavad sisendi ühel päeval loomemajandusse, ehk siis nagu läbi selle ettevõtlikkuse ja selle oma loovuse rahaks tegemisele tegelikult on võimalik ka piirkonna ettevõtlust arendada. Loomulikult kõik need kultuurisündmused, ma ei tea, Eesti Vabariigi aastapäevaktust, ma arvan, ei kujuta mitte keegi ette ilma laulu ja tantsuta ja seal on ju oluline osa sellel. Ja loomulikult see sama kogukonnatunne, et kui need vanemad tulevad kohale või jälle Elva näitel meil on näiteks Klarneti suvi on selline hästi pikalt kestnud projekt, mida muusikakolleegist veab ja kus tulebki kogukond seda kontserti nagu kuulama, et see kõik on lihtsalt väga, väga äge. Ja lõpetuseks, eesmärk ilma plaanita on tegelikult lihtsalt unistus.
Ehk siis ma ikkagi soovitan minna kaugemale sellest, kui me oleme arengukavasse kirja pannud, et huviharidus on meile oluline, me tahame lõimida, et ikkagi töötada välja selline päriselt nagu plaan, kuidas siis seda kõike nagu teha. Ja jah, alati ei ole võimalik seda ilma riigi toeta teha, ma loodan, et läbirääkimised on edukad selles valdkonnas ja sealt tuleb tuge juurde. Aga tegelikult on ikkagi oluline seda ka kohalike poliitikute ja ametnike inimeste hulgas nagu väärtustada. Aitäh! Suur tänu, Marika. Küsimused? Jah, aga ma tulen nüüd. Teie kuulete, aga siis tõlged ei ole kuulda, kui keegi meil kõrvaklappides on. Olge palun edasi. Jah, aitäh. Tere, mina olen Viljandi linnast. Tahtsin küsida, et ütlesite, et see lõimingu teemal tuleks nagu kohalikul tasandil hästi palju arutelusid läbi viia, aga me just tunnetame Viljandi linnas, et kohaliku arutelu tasandi arutelud tekitavad jälle seda olukorda, et tekib jälle erinevad arusaamad erinevatel omavalitsustes, mis see lõiming siis nagu on. Et pigem nagu ootame riigi poolt või siis sellist suuremat üldisemat arutelu, et panna siis paika, et lõiming meie jaoks on see ja palun teeme nii ja siis keegi teeb midagi rohkem, siis on nii, aga et mingid üldise printsiibi. Jaa, ma olen täiesti nõus, et võib-olla tõesti natuke kehvasti väljendasin, et loomulikult tuleb seda teha riigi tasandil, seda arutada, sest seda mõtetu üksinda nii-öelda välja mõelda, et te ju teate, et praegu on täna väga tihti võetaksegi seda kui mingit loovtöö juhendamist või seda, et arvestame hinnet kusagil, on ju. Aga tegelikult see on palju laiem, on ju, et see arutelu tuleks ära teha, aga mis ma mõtlesin just kohaliku tasandi arutelule, et kuidas meie siis seal koha peal nagu sõna otseses mõttes oma koolis, oma muusikakoolis, oma huvikoolis nagu seda kõike nagu teeme ja korraldame nagu, et mõlemad on olulised ja aitäh selle täpsustuse eest. Küsimusi, kui on teil? Minge siis nügige oma kohalikku tasandit. Aitäh teile! Ja,